Mul on mõnikord tundunud, et Eesti riik on täpselt sama valmis kui Rootsi kuningriik. Ehk me peame selgelt olema dünaamilisem ja kasutama neid võimalusi, mis muidugi ühelt poolt piirab neid Euroopa Liiduga võetud kohustused, Euroopa Liidu üldine seadusandlus, aga see, et sealt tuua neid äri teenindavaid tööstusharusi või töökohti siia üle, see ei ole nagu pelgalt muinasjutt, seda on nagu väga reaalselt võimalik veel parandada, kui me teatud muudatusi teeme, milliseid ettepanekuid me oleme ka nagu teinud. Nii et ma arvan, see on üks mõttekoht. Nüüd, mind on siia täna eelkõige kutsutud esilema kui uute noorte põlvkonna esindajad. Ma ei tea küll, mis see definitsioon on, aga ühesõnaga, noored on minust Eesti päästnud vähemalt 2 korral. Koolipoisid vabadussõjas ja siis võitjate põlvkond, kes võib-olla 20-ndates on natuke valeväljend, aga vanuses 20–30 olid siis aastal 91. Eks. Vaadake, need, kes olid see võitjate põlvkond, nemad on tänaseks, nende vanus hakkab vähemalt numbriga 4, ma arvan, keskmiselt. Ja selle kohta on väga hästi olnud Jüri Mõis, et tema ei taha iga päev tööl käia, tema eest käib tööl tema raha. Ja ma arvan, et see loob sellele uutele tulijatele väga hea võimaluse. Ehk see tänane 20-ndates kuni 30-ndates aastates seltskond, ta on selgelt turumajanduse jaoks paremini haritud. Ta on ka maailma rohkem näinud, kindlasti räägib paremini ka keeli, muidugi suure erandiga vene keele osas, mis on minu arust probleem. Kuid loomulikult ta vajab selleks kogemusi, aga nende kogemustega on ka nagu see asi, et ega oma vitsad peksad ikka kõige paremini. Kogemusi saabki ühtepidi kogedes. Loomulikult saab ka teiste kogemusi kuulates, aga sellesse sa ikkagi suhtud teatud eelarvamusega. Paljud asjad tuleb oma naha peal ise läbi põdeda. Et sellepärast peab ise ettevõtjaks hakkama, et seda tunnetada. Ja see on muidugi nii kulunud tõde, aga jällegi ma arvan, et need lihtsamad tõed ongi kõige paremad. Et parimad ettevõtted saavad oma alguse kõige raskematel aegadel, kus me täna oleme. Ja kõik varahinnad, kõik asjad on täna palju odavamad, kui ta oli näiteks aasta eest. Nii et ma usun, et siin on selge võimalus noortel, aga mida ma ta riigile öelda, riik ei peaks kindlasti mõtlema, et kuidas neid ettevõtjaid, neid alustavaid ettevõtteid rahaliselt toetada. Need alustavad ettevõtjad peavad oma raha saama või siis mitte saama nende võitjate põlvkonna käest või siis mõnda riskikapitalisti käest. Kui nad seda ei saa, siis see idee ei ole piisavalt hea või ei ole nad ise piisavalt head ja tuleks kuhugi kooli tagasi minna või siis kuhugi tööle. Ja tihti ma kuulen ka seda põhjendust, et vaadake, me oleme siin välismaalaste päris orjad, et nemad tegid siia ettevõtted, nüüd me töötame nende jaoks ja kõik kasumi, mis me teenivad, viivad nad siit ära, eks. Jah, aga vaadake, need välisettevõtted on meid nii palju õpetanud, näidanud, kuidas nemad seda äri teevad, näidanud oma 10 aastate pikkuseid kogemusi. Pigem mina ütlen, et see kogemus tuleb endaga kaasa võtta ja nagu ka Indrek Neivelt on öelnud, et minge oma tänase tööandja juurest ja tehke ise oma ettevõtte. Te teate, kuidas tänane tööandja äkki on ebaefektiivsem, ei tee mõnda asja nii hästi, kui peaks tegema, proovige ise. Ja õnneks neid näiteid mina nagu vähemalt ajakirjanduse vahendusel näen, et tekib järjest juurde ja ma arvan, et sealt see uus tõus tuleb. Mujalt seda ei saa tulla. Nüüd, lõpetuseks, see prioriteet number 1 euro kasutusele võtta, et sellest on nii palju räägitud, ma ei hakka seda kordama. Kui see tõesti õnnestuks teha 2011. aasta jaanuariks, ma arvan, et märtsikuistele valimistele on ka nagu hea tunne ka vastu minna. Nüüd, nimetada teenuste sektorit strateegiliseks sektoriks. Vaadake, üks meie selle mõttekoja idee on ka see, et me ei kuuluta ülimuslikku tõde ja me ei solvu, kui meie ideid rünnatakse. See ei pea olema teenuste sektor, see võib olla mõni muu sektor, aga olgu ta mingi sektor. Kõik sektorid, vaadake, kes ökonoomikat on õppinud, siis sissejuhatavas loengus, ma arvan, esimese 10 minuti jooksul öeldakse, tõde on see, et ressursid on piiratud. Kõiki asju korraga ei saa, saab ühe asja või teise asja või 2 halba asja, eks. Ja minu arust on ka see hetk, kus tänases globaliseeruvas maailmas ja selles globaalses ka või kontinentaalses Euroopa Liidus peab Eesti tegema mingid panused teatud sektoritele, kust on võimalik seda majanduskasvu saada. Lihtsalt seda laiali hajutades, ma arvan, see tulemus jääb palju kehvemaks. See uus töölepingu seadus, ma arvan, et ma ei pea selles seltskonnas seda vist pikalt rääkima. Nüüd vastuseks härra justiitsministrile, et mina arvan, see 78 000 on ikka kole kõrge. Et me oleme teinud ettepanek, et oleks 20 000 krooni.
või siis jah, no muidugi see tundub paljudele nagu vastuvõetamatult madal, eks. Aga miks just see on see, et kui te vaatate tänaseid Eesti tööjõumakse, siis me ei näe mitte kuidagi head rahvusvahelises konkurentsis välja. Pigem me oleme suht kallis riik tööjõumaksude osas. Ja see pärsib teistpidi selgelt ka ettevõtlusega alustamist, sest need maksukoormused, mis läbi töölepingu seaduste või siis ütleme sotsiaalmaksude kohustuste tuleb nagu täita nagu niivõrd suured. Ja kahjuks see sunnib ka täpselt sellele, et tehakse mingid OÜ-si ja siis nii-öelda kuidagi üritatakse sellist makse vältida, mis on tegelikult täiesti taunitav. Et ma arvan samamoodi, et kui see maksutase oluliselt allapoole tuua, siis seda maksu makstakse palju lihtsamalt ja rõõmsamalt ja ei minda enam nii-öelda sellest maksust mööda. Nüüd, väärtpaberitulude null tulumaksu kehtestamine on väga suur eeldus, et Eestist võiks kujuneda, finantskeskus on natuke liiga pretensioonikas sõna, aga vähemalt väga hea põhjus, miks olla Eesti resident, et siin oma väärtpaberi investeeringuid teha, sest siit saavad tööd nii juristid, raamatupidajad, fondihaldurid kui ka kõik muu. Nüüd see riigihalduskulusid, et ma tean, et see kõlab paljude jaoks täiesti utoopilise vastuvõetamatu arvamusena, et tuleks vähendada 20% võlla. No vaadake, ettevõtluses on ettevõtjad seda pidanud tegema. Sa olid surutud vastu seina, sa pead seda tegema, et vähemalt olla kuskil kasumi läve juures. Nüüd riigi seisukohalt selgelt, et ka eelmise nädal näiteks Äripäev ütles, et need koondamised on suhteliselt mikroskoopilised, aga ma arvan, et see ei saa jällegi olla mingi populaarsusvõitlus, et palju siis keegi nagu suudab koondada, et see ei ole nagu teema. Aga me nagu soovitame siin mõelda natuke kastist väljas, ehk tuua, olgu siis kas peaministri büroo või mõni muu institutsioon, nende alla ei pea inimesi tööle võtma, vaid tuleb seda outsource'ida, et tehtaks efektiivsusanalüüs. Me ei arva seda, et see riigi kulude kokkuhoid tähendab ainult inimeste koondamises. See tähendab funktsioonide ühendamises ja selle paremas mehitamises. Ja siis sealt saadakse see efektiivsus. Kindlasti väga palju Euroopa Liidu tegevusi, mida me ei saagi kokku või tähendab kuidagi ära jätta, aga siit tuleb just mõelda, et äkki need annab ikkagi ühendada. Aga muidugi, meil on seda lihtne öelda, et me oleme sellest sektorist väljas ja lihtne nii-öelda nagu puusalt tulistada, eks. Ja kuid samas ma arvan, et just see kastist väljas mõtlemine ka on üks alus, millega tasuks tegeleda. Nüüd, mida peaks veel tegema minust, on kommunikeerima välismaailmale ja eelkõige iseendale ja loomulikult müüma maha oma rahvale ideed, siis kuidas sellest tänasest olukorrast välja tullakse. Olgu see euro, olgu see teenuste sektor, olgu see tööstus, olgu see ükskõik mis asi. Aga see uudiste voog, mis nagu meil sinnapoole läheb, siiski jääb täna massiivselt alla sellele negatiivsusele, mis meile peale valatakse, pigem Ukraina ja Ungari näitel. Et kui seda kas või kommunikeerida nendele samadele Rootsi pankade juhtkondadele ja edasi ja sealt loomulikult erinevatele aktsia investeerimisfondidele, siis see oleks see võimalus. Nagu 90ndate või ütleme 2000 aastal oli ka see efektiivne maksusüsteem. Nii et ma arvan, et tähendab kokkuvõtteks ma tahan seda öelda, et me ei näe siin nagu suuri probleeme, me näeme ainult võimalusi. Et ei ole lahendamatud probleemi, me ainult saamatud inimesed. Nii ja nendele noortele ettevõtjatele, et kui ma alustasin ühe suure Ameerika presidendi tsitaadi, kes tuleb sellega lõpetada, et tegelikult selle ettevõtjaks hakkamisel on ainult üks suur hirm ja see hirm on see ise. Proovige seda, sest ütleme, see, et jääda eluaegseks palgatöötajaks ja küsida enda käes pensionipõlves, et mis oleks juhtunud siis, proovige see ära. Ma arvan, et te olete kõik palju parema kogemuse võrra rikkamad. Aitäh!